Selles videos näitame teile, kuidas Stoomi hooldamisel õigesti toimida. Järgides abivahendi väljavahetamisel õiget protseduuri, kaitseme ja säästame oma nahka ning hoiame seega ära mitmesuguseid tüsistusi ja ebamugavusi, mis võivad abivahendi kandmist raskendada ning võivad põhjustada selle ebapiisavat kinnitust ja lekkimist. Seda protseduuri, mida me näitame, tuleks järgida olenemata sellest, kas kasutate ühe või kaheosalist Stoomi hooldusvahendite süsteemi. Stoomi hooldusvahendeid saab vahetada seistes või istudes. See sõltub sellest, mis teile paremini sobib. Suureks abiks Stoomi hoolduses on tarvikud. Kolmateki portfellist leiate tooteid Stoomi piirkonna igakülgseks hoolduseks, mis aitavad hoida nahka tervena ja heas korras. Milliseid tooteid Stoomi hoolduseks Kolmatek pakub, saate teada eraldi videost, mis keskendub tarvikutele. Milliseid konkreetseid tooteid valite, on teie enda teha, kuid väga oluline on silmas pidada õiget järjekorda. Stoomi hooldustoote eemaldamiseks nahapinnalt kasutame erinevaid Stoomi hoolduse vahendeid. Need on kas nahka puhastavad niisutatud Kolmakeer salvrätikud või Niltak spreikujul. Võtame nahka puhastava salvrätiku pakendist välja, haarame Stoomi hooldustoote servast 2 sõrmega ja asetame salvrätiku teise käega selle kõrvale. Aeglaselt hõõrudes eemaldame kogu Stoomi hooldustoote järk-järgult nahapinnalt. Stoomi hooldustoote eemaldamiseks peaks piisama 1 kuni 2 salvrätikust. Stoomi hooldustoodet ei eemalda me jõuga, vaid ootame, kuni salvrätik hakkab toimima ning toode eemaldub nahapinnalt, nii et nahk ei oleks ärritatud. Samuti on oluline kontrollida, et Stoomi tootest ei jääks nahale liimijääke. Võimalikud jäägid eemaldame põhjalikult Kolmakeer nahka puhastava salvrätikuga. Stoomi hooldustoote spreiga eemaldamise protseduur on praktiliselt sama kui salvrätikuga eemaldamisel. Spreid hoiame vertikaalses asendis. Teise käega haarame Stoomi hooldustoote ettevaatlikult sõrmede vahele ja pihustame selle alla väikese koguse. Nii eemaldame järk-järgult kogu toote nahapinnalt. See on väga lihtne ja piisab vaid mõnest korrast pihustusest. Teine oluline samm on naha põhjalik pesemine vee ja lasteseebiga. Kasutamiseks ei sobi apteekidest hangitud dušikeelid ega niisutatud salvrätid. Need võivad sisaldada õliseid komponente, mis võivad takistada Stoomi hooldustoote kleepuvust nahale. Pärast naha pesemist vahuga lasteseebiga loputame selle veega ja kuivatame hoolikalt. Oluline on nahka mitte hõõruda, mitte seda asjatult ärritada. Vajutame rätiku lihtsalt õrnalt vastu nahka. Meestel on oluline, et Stoomi ümbruse nahk oleks hoolikalt raseeritud. Vastasel juhul võivad karvad rebeneda ja võimaliku põletiku ravimisel salviga võib tekkida olukord, kus Stoomi hooldustoode ei püsi hästi paigal. Nüüd, kui Stoomi ümbruse nahk on põhjalikult pestud ja kuivatatud, saame tegeleda võimalike ebatasasustega Stoomi ümbruses. Nendega toimetulekuks ja Stoomi hooldustoote lekke vältimiseks on mitu võimalust. Pasta täidab kergesti ja kiiresti nahavoldid või muud ebatasasused, näiteks armid. Pasta on valmistatud tervendavast materjalist, seega on see meile suurepäraseks abivahendiks ärritanud naha ravimisel. Pasta on kleepuv, seetõttu on sellega head töötada, kui niisutame enne kasutamist sõrmi. Kanname pasta sõrmele või otse keha ebatasasusele ja vajutame õrnalt laiali niiske sõrmega. Teine võimalus on see, et kanname pasta otse tootele, mille seejärel kleebime kohale. Pasta katab hästi nahavoldid ja täidab need. Ebatasasusi saab täita ka Stoomi rõngaga, mis on samuti valmistatud nahasõbralikust materjalist. Soojendame Stoomi rõngast käes, et seda oleks parem kasutada. Seejärel eemaldame kaitsekile. Ebatasasuste kompenseerimiseks vajame tavaliselt ainult osa rõngast, mille rebime või lõikame ära ja vormime vastavalt vajadusele. Rõngast saab rullida, pressida ja nii edasi. Rõnga ülejäänud osa säilitame kaitsekiles, mis takistab rõnga kuivamist. Rõnga sobivaks vormitud osa kleebime naha ebatasasuste külge ja hoiame seda umbes 30 sekundit, et see kleepuks korralikult kehale. Seejärel paigaldame Stoomi hooldustoote. Kaitsekile kasutamine on üks etappidest, mida me ei tohiks mingil juhul vahele jätta. Kui tahame, et Stoomi ümbruse nahk püsiks terve ja Stoomi hooldustoode püsiks nahapinnal. Kaitsekile suurendab toote kleepuvust ja loob samal ajal nahale kaitsekatte, mis kaitseb nahka ärrituse eest.
Võtame rohelise konvakier salvrätiku pakendist ja tõmbame sellega üle naha õrnade liigutustega stoomi poole. Pärast kaitsekile tekkimist laseme nahal mõne hetke kuivada ja paigaldame siis stoomi hooldustoote. Kaitsekile pealekandmine nahale piustiga on samuti väga lihtne. Hoiame piustit vertikaalses asendis ja kanname mõne vajutusega nahale kihi. Laseme nahal mõne hetke kuivada ja paigaldame siis stoomi hooldustoote. Mõnikord ei pruugi filter kõiki lõhnu eemaldada. Sellisel juhul, aga ka lõhna vältimiseks, kasutame STOM-motor lõhna eemaldajat. Enne stoomikoti paigaldamist tilgutame sellesse umbes 10 tilka STOM-motorõli ja alles siis kleebime selle nahale. Seejärel muljume paigaldatud stoomikotti käes nii, et õli leviks kogu stoomikotis. STOM-motor spreid saame pihustada nii röövastele või lihtsalt õhku. See annab meile meeldivat tunde, ilma et peaksime muretsema, et on tunda ebameeldivat lõhna. Üks olulisemaid asju on usaldada oma stoomi hooldustoodet. Kuidas siis tagada selle maksimaalne fikseerimine? Üks abimees on Easy ribad. Pärast stoomi hooldustoote, antud juhul üheosalise stoomi hooldussüsteemi kleepimist nahale, võtame kinnitusribad pakendist, eemaldame kaitsekile ja kleebime need stoomi hooldustoote serva külge. Samuti võime kleepribasid mitmel viisil lõigata ja vajadusel üksteise peale kleepida. Easy ribasid kasutatakse ka kaheosaliste stoomi hooldussüsteemide korral ja neid on nii sirgeid kui ka kumera kujuga. Kui kasutame külgaasadega kaheosaliste stoomikotti, saame nende külge väga hõlpsalt kinnitada kinnitusrihma, tänu millele parandame abivahendi fikseerimist veelgi. Proovige Convateci erinevaid stoomi hooldusvahendeid. Helistage meie tasuta infoliinile 800 30 30.